Tere kõigile kallitele sõpradele ja muidugi eelkõige mul on kahju, et me ühtepidi ei saa täna füüsiliselt koos olla. Aga mis on võib-olla positiivne selle asja juures on see, et me ikkagi saame kokku tulla ja muidugi mida me teeme alati, kui me kokku tuleme, me räägime sellest, mida Jeesus teeb. Nii et mina olen täna ka siin Lootuse külas. Ma olen juba, 8,5 aastat tegelikult siin, mitte just siia tulnud. Aga täna meil on niisugune põnev teema, mida me tahame rääkida ja see on jüngrite paljundamine. Ja muidugi Eesti Kristlikus Nelipühi koguduses kirikus liigub niisugune jutt ringi, et Lootuse küla on see meeste vabrik. Ja mul on hea uudis, et siin juba mitu aastat ka on ka see Lootuse küla ka naiste vabrik, et ainult mitte mehed, aga ka naised tulevad siia abi saama. Ja ma tahtsin rääkida täna niisugustest väga, juure tasandil printsiipidest, mida meie Lootuse külas siis nii-öelda kasutame. Ja mida meie kasutame, mida sina saad ka enda koguduses, enda kodus, enda lähedastega, enda perekonnaga, enda jüngrite seas kasutada. Mis on siis nii-öelda meie elu üks alus, mis on Lootuse küla kogu selle teenistuse nii-öelda süda, mis mina usun, et mis on aidanud meid sinnamaani, kus me täna oleme. Ja esimene punkt, nii-öelda, millest mina tahan rääkida, mis on, mina usun, et kõige tähtsam selleks, et me saaksime üldse jüngreid paljundada või et üldse inimesed hakkaksid jüngriteks, on see, milleks on lugupidamine. Ja see lugupidamine on see, mis algab tegelikult päevast number 1, kui inimene tuleb siia Lootuse külla. See lugupidamine algab sellest, kui inimene tuleb siia Lootuse külla, ta on võib-olla mitte ilusa välimusega, mitte selles mõttes, et ta ilus ei oleks, aga kõik need sõltuvusaastad, kõik see vangla aastad, kõik see räsitud elu, pungis silmad, suur habe, naiste puhul samamoodi täitsa paiste joonud, kõik need asjad. Ja see lugupidamine hakkab sellest, kui sa seda inimest näed. Kuidas sa käitud selle inimesega? Sa vaatad eemalt, see tuleb, on ju, nüüd paneme plehku. Sa lähed söögisaali, sa näed, et selle inimese ees on üks vaba istumiskoht. Sa näed, et selle sama laua teisel pool otsas on üks istumiskoht. Mis on sinu otsus? Mis on sinu valik? Kuhu sa lähed istud? Kas sa lähed istud selle inimesega vastamisi või sa lähed istud hoopis kuskile laua taha nurka? Ja see lugupidamine on see, mis algab päevast number 1. Ja ma usun, et jüngerluse või üldse jüngrite paljundamine, jüngrite tegemine, see algab päevast number 1, kui sa seda inimest kohtad. Kirikus täpselt samamoodi. Inimene tuleb sinna kirikusse ja sa näed, et ta on seal taga. Ta võib tundudagi niisugune ebameeldiv asjad ja sa võid vaadata, mul on nii palju tegemisi, mis mina temaga lähen rääkima ja niimoodi. Aga inimesed loevad teist inimest 80% miimikaga. Mitte sellest, mida sa räägid, aga see, kuidas sa käitud. Ja näiteks oletame, et teie silmside, tekib omavahel silmside ja nii kui sa seda inimest vaatad, sa vaatad, et ta on nii hirmus, paistab välja, tõmbad kohe pilgu maha ja see inimene tunnetab seda kohe. See on see, kust hakkab see lugupidamine. Ta tunnetab, vaatab, et kuule, ma vist ei sobi siia, et pastor vaatas mulle korra otsa, rohkem ta mulle otsa ei vaata, vaatab minust mööda, vaatab minu jopet, mis on natukene must. Aga mis pastor arvab, et ma ise ei tea, et see jope must on või? Nende inimeste südames võib olla tohutu palju hüljatust, nende inimeste südames võib olla tohutu palju siukest hirmu ja põlgust, et nad on seda kõik jälle enda ümber kogenud. Ja nüüd, kui nad tulevad siia ja saavad seda samasugust asja kogeda, siis ei ole midagi uut nendele. Aga vastupidiselt sellele, see lugupidamine algab sellest, kui ma lähen istun selle inimese kõrvale, vaatan talle silma, kallutan ise ennast tema poole, et kuulda, mida ta oma suust välja räägib ja olen nii-öelda haavatava ja sõbraliku hoiakuga. See inimene loeb minu kehakeelt, see inimene loeb minu hääletooni, see inimene vaatab seda, kas ma vaatan sellele inimesele silma. Paulus ütleb väga hästi, et ma olen kõigile. Ehk ma olen kõigile. Et näiteks, kui tuleb programmi nii-öelda üks noor inimene, samamoodi kogudusse võib tulla noor inimene, siis ma lähen tema juurde, muidugi ma ei hakka mingisugust ropendama või mingisugust slängidat kasutama, aga ma ei hakka temaga ka nagu rääkima nagu isa pojaga või kuidagi, aga ma üritan minna tema tasemele.
Ja see inimene, kes tuleb ka kirikusse, tuleb ka kogudusse, ükstapuha, milline ta välja näeb, see võib olla täitsa teine äärmus, näiteks 60-aastane kõrgelt haritud meesterahvas, siis temale ma ei lähe siukse vaba nagu hoiakuga, nagu ma selle noore juurde lähen. Mida ütles Paulus, et ma olen kõigile kõik, et võita inimesi Kristusele. See algab päevast number 1. Nii et kui see vanem meesterahvas tuleb, ma lähen teda teietades, ma olen tema vastu viisakas, ma üritan rääkida tema nii-öelda tasemel juttu ja tihti ma usun, et ma ei suuda tema tasemel juttu, aga vähemalt ma olen lugupidav tema vastu. Lugupidamine on see, kui ma kuulan teisi inimesi. Mul on üks väga hea näide. Just eelmisel reedel avanes siis Lootuse külla, tuli üks Lootuse külla üks mees, kes vabanes Tartu vanglast. Ja ta istus seal Tartu vanglas 38 aastat. Ta läks vanglasse istuma 1983 aastal. Ta on esimene eluaegne vang, kes vabastati enne tähtaegse tingimusega välja. Ja nüüd, kui sa vaatad selle inimese peale, ta on Oleg. Ta läks vanglasse, ta sai esimese asjana, ta sai 4 aastat vanglast mingisuguse varguse pärast. Vanglas olles 2 aastat ta pani toime ühe mõrva. Natukene aega edasi teise mõrva. Me teame, et sellel ajal kogu see Vene vanglasüsteem ja need igasugused vargad omavahel ja asjad, võib öelda, et sa pidid seal võib-olla teisi maha lööma, et sa ise ellu jääks. Sellepärast, et teised tahtsid sind maha lüüa. Siis lisandusid sinna veel mingisugused seksuaalsed kuriteod asjad. Nii et see Oleg, kes tuli meie juurde, ta läks vanglasse 4 aasta pärast istuma, aga lõppes sellega, et ta oli kokku 38 aastat vanglas. 2002 aastal Oleg sai usklikuks. Tema elu muutus. Peale seda ei ole mitte ühtegi rikkumist enam vanglas. Peale seda ta on kõik programmid läbinud, ta on õppeasjad läbinud, tal on kõikidelt õpetajatelt positiivne tagasiside. Ja nüüd, kui see inimene tuleb siia, muidugi seal on eraldi lood, kui ta tuli lasti teda vanglast välja, siis meie mehed läksid talle vastu, aga see on meie DNA, see on, mida mina alati enda inimestele siin räägin ja õpetan, on see esimene asi, lugupidamine. Ma ütlesin nendele, et viige Oleg kohe kuskile bensujaama kuskile, viige teda sööma, andke talle üks burger. Ja muidugi siis poisid pärast rääksid, et Oleg oli võtnud selle burgeri, ta vaatas seda niimoodi, ta pole elu sees burgerit söönud, ta on näinud kindlasti televiisoris, mis asi see on. Friikartulite kohta ta ütles, et seda ta on söönud. Ja ma usun, et Olegi puhul on praegu mille sees ta on palju asju, mida ta teeb enda elus esimest korda. Sellel pühapäeval oli Jumala teenistus. Samamoodi väiksed lapsed, kes meil on siin, läksid ette leiva murdmist võtma ja ma nägin, mismoodi Oleg vaatas ühe väikse lapse peale, ta ei ole 38 aastat näinud väikest last. Ma nägin, ta vaatas väikse lapse peale ja muidugi ta keeras oma pilgu ära, ta nuttis. Naisterahvaid ta on näinud, paljud vanglatöötajad on naisterahvad ja sotsiaaltöötajad ja kontaktisikud ja kõik. Aga väikest last ta ei olnud näinud. Nüüd, kui see inimene tuleb siia, siis mida mina vaatan temas? Kas ma vaatan selle mineviku peale, kõik laibad, seksuaalse kuriteod, oi, ma ei taha, ma kardan seda inimest. Või ma vaatan selle peale, kes ta on Kristuses, kes ta on Jumalas. Kui ta on 19 aastat juba kõndinud koos Jumalaga ja see loob mingisuguse teise nagu lihtsuse selles asjas. Samamoodi nagu inimesed tulevad kirikusse, tulevad kogudusse. Kas ma vaatan selle peale, milline ta on välimus on või kui keeruline isik ta on või ma vaatan tema peale nagu Jumala laps. Ja siis, kui tulevad mingisugused probleemid, kui tulevad mingisugused raskused, tema iseloomuga asjadega, siis nende asjadega tuleb tööd teha. Aga ma kunagi ei unusta seda ära, et Jumalal on üks plaan tema jaoks ja Jumal on teda välja tõmmanud sellest pimedusest. Ma ei kujuta ette, kui suur on Jumala arm kogu selle Olegi loo peale. Ta on Eestis esimene inimene, kes lasti niimoodi üldse vanglast välja. Ta tuli meie juurde ja ta ütles, et lihtsalt tänu Jumalal. Ta tunnistas reporteris üle Eesti majas 100 000 inimesed näevad tema lugu, ta räägib Jumalast. Ja mis on reporteri juures veel huvitav oli, et Kanal 2, et Jumal oli suure algustähega. Ehk see reporteri inimene, kes tegi, sai aru, et kuule, Jumal on isik, Jumal on isiksus. Väga tihti muidu on ajakirjanduses väikse J-tähega, siis ma alati palun pange suureks, aga seal oli ise pandud. Mis see näitab? Et Jumal on selle asja taga ja tema elu ja tema
muutus, see on tohutu suur privileeg seda kõike seda asja näha. Nii et kui ma vaatan kolleegi peale, siis mismoodi ma saan seda inimese vastu lugu pidada on see, kui ma saan aru sellest, et tema on Jumala laps. Ta on Jumala poolt määratud, ta on Jumala poolt kutsutud. Ja ma ei vaata tema nende vigade ja asjade peale, mida ta minevikus on teinud. Ma ei vaata isegi selle raske iseloomu peale, mida ma isegi kolleegis ei näinud, aga võib-olla teistes näen. Aga ma vaatan selle peale, kes ta on Kristuses ja see annab mulle lootust. Ma leidsin ühe väga hea kirjakoha, mida ma tahan ka jagada. See on Filipplaste kiri ja Filipplaste 2. peatükk ja salmid 29 ja 30. Ja siin ta räägib ühest mehest, kelle nimi oli Epafrodiitos. Ja Epafrodiitos siis teenis kõvasti Jumalat seal koos apostel Paulusega ja täitis tema vajadusi ja tegi ja kõike. Ja siin on üks printsiip, mis minu arust käib selle lugupidamise juurde ja mis on minu elus olnud ja seesama, millest ma ka rääkisin. Siin ütleb niimoodi: võtke ta siis vastu issandas kogu rõõmuga ja pidage lugu niisugustest meestest. Sest ta oli Kristuse töö pärast surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita teie aset minu eest hoolitsemisel. Võtke ta siis vastu issandas kogu rõõmuga. See on lugupidamine. Pidage lugu niisugustest meestest. Me võtame inimesi vastu issandas kogu rõõmuga. Me ei vaata nende välimuse peale, me ei vaata nende mineviku peale, me vaatame selle peale, et nemad on Jumala lapsed ja me võtame neid rõõmuga vastu. Ja siis ta ütleb, et sest ta oli Kristuse töö pärast surmasuus ega hoolinud oma elust. Lugupidamine. Minul tekkis, kuidas mina nagu nii-öelda jüngriks sain, oli see, et minul tekkis tohutu lugupidamine nende inimeste vastu, kes jätsid oma elu minu eest. Mitte nüüd füüsiliselt, aga ma nägin seda, mismoodi Märt, Roman, William, mismoodi nad kogu oma eluga, oma perekondadega teenisid. Ma nägin, mismoodi tihti seal oli palju lugupidamatust, mismoodi neid isegi teinekord öeldi halvasti ja mismoodi neil oli raske ja niimoodi, aga nad muudkui trügisid ja trügisid edasi. Nad jätsid ühe eeskuju mulle. Ja lugupidamine ongi see, kui mina olen valmis ka jätma oma elu teise inimese eest. Ja see on see jüngerlus, see on see koht, see on see, kus see algus tuleb nii-öelda. Ja need inimesed, kes nii-öelda, kellest nii-öelda saavad jüngrid, siis, kes on meie all, nemad jälgivad seda, mismoodi sina suhtud nendesse inimestesse, kes on sinu üle. Nii et need inimesed, kes on koguduses, kiriku inimesed, nemad vaatavad väga palju seda, kuidas sina pead lugu enda juhtidest. Ja samamoodi nagu sina pead lugu enda juhtidest, samamoodi peavad sinu koguduse inimesed lugu sinust. Vot niimoodi see toimib, vot niimoodi see käib. Ja kui mina nägin seda, mismoodi minu juhitjad peavad lugu Märdist ja üldse see kogu see sünergia, mille sees me siin oleme, siis mina tekkiski südamesse siukene nagu soov ja tahe, lugupidamine nende juhtide vastu, et äkki mina saan ka kuidagi aidata. Äkki midagi, kui nemad on pannud oma elu täielikult maha, et minul oleks elu, äkki mina saan ka midagi teha. Ja see oli see koht, kus minul hakkas see nii-öelda jüngerlus nagu pihta, kus ma tahtsin olla samamoodi jünger ja aidata ja anda enda elu teiste eest. Nii et esimene punkt me vaatasime siis ongi, et see lugupidamine, jätke meelde, see hakkab päevast number 1. See on päevast number 1, kui sa näed seda inimest. Sul on võimalik minna kuskile mujale peale teenistust või leida põhjuseid, õigustusi. Oi, seal on tead need inimesed, kes tegelevad nende uute kristlastega, mis mina sinna lähen. Mul on siin inimesed, kes on ees, teised pastorid ja asjad. Lugupidamine, kuidas teha jüngrid, on see, kui sa paned oma ameti nii-öelda maha, et sa alandlikkuses lähed nende inimeste juurde, oled avatud, vaatad nendele silma, sinu kehakeel, sinu miimika. Lugupidamine on see päevast number 1, kus hakkavad see side tekkima ja kus tekib see jüngerlus. Nii et sul on alati valik, kui teenistus lõpeb, et mis ma nüüd teen, kas ma lähen nende inimeste juurde, kes seal taga esimest korda tulid,
või lähen mugavalt sööma kohe sööklasse. Mina julgustan, mitte lihtsalt mine peale teenistust sinna ette inimesi tervitama, mine juba enne teenistust kas või sinna usheriks, mine sinna tervitajaks tead ette. Kui sina annad oma elu, kui sina oled see alandlik nii-öelda teenija, siis jüngrid näevad seda sama ja nendesse tekitab sünergia. Tead, kui lihtne on minna kogudusse, tead, kui lihtne on minna hommikul minul tööle, kui ma pean ise ennast nagu alandlikkuses, et ma pean teisi endast kõrgemaks. See tekitab ühe energia, sünergia. Näiteks mina pean alandlikkuses Erkot endast kõrgemaks, mina pean garaaži juhti endast kõrgemaks ja nii edasi. Ja nemad peavad jällegi alandlikkuses mind nagu nendest kõrgemaks. Ja see tekitab ühe sünergia, kus kõik inimesed ja kogu meeskond ja kogu lootuse küla teenib teine teist. Siin ei ole mingisugust positsiooni, siin ei ole mingit asja. Miks? Sellepärast, et me peame üksteisest lugu. Teiseks, mismoodi see asi liigub edasi, mis mina näen, minu elus on see, et on olemas visioon. Ja see peab olema mingisugune visioon, mis sütitab inimesi. Ja seda me kogu aeg saame rääkida inimestele. Meie visioon on praegu siin see, et siin Lootuse külas elab koos 250 inimest. Meil on internatsionaalne koht, siin elab 250 inimest. Siin on 100 inimest on oma elumuutuse programmis. Programm kestab 3 aastat keskmiselt kokku. Meil on suur multifunktsionaalne kirik siin, meil on erinevad tööstused siin, siin on ka koht, kus me tahame kogu südames ka Eesti kristliku Nelipühi kogudust teenida, olla ühe osana sellest kõigest asjast. Siin, mida sa näed täna, on suured kiviunnikud, asjad, siia tekib see suur hoone ja me räägime inimestele, mismoodi sina oma haamri või asjaga, sina oled üks osa sellest. Need inimesed, kes siia tulevad, nad olid täna nädal aega tagasi, olid põhimõtteliselt nagu tänaval või vanglas. Nad ei olnud osa mitte millegist, nad olid osa ühest põlgusest, nad olid osa ühest hülgamisest, nad olid osa ühest vihkamisest, aga nüüd Jumalaga koos, ühtsete inimestega koos, lugupidamisega koos, teineteise vastu, alandlikkuses üksteise teenimisega koos, nad on osa sellest visioonist, nad on osa sellest nägemusest ja see on see, mis sütitab inimesi. Veel me näeme, et siin on internatsionaalne ehk teistest rahvustest on. Siin on grupp soomlasi, siin on grupp lätlasi, siin on grupp inglasi, siin on grupp rootslasi. Kõik tulevad siia enda elu korda saama ja me üheskoos ehitame seda kogu asja ülesse. Ja kui me jagame seda asja, siis inimesed hakkavad tundma seda, et siin on nagu nende jaoks üks koht olemas selles elus ja nad on osa sellest asjast ja me anname nagu teada, et neid väärtustatakse, et neil on oluline osa ja neid tõmmatakse millegi suurema sisse, kui on nende enda mõistus. Ja sealt tekib see samamoodi see jüngerlus, et inimene saab aru, et ta on millegi suurema, millegi vägeva asja sees ühe perekonnana, ta kuulub lõpuks kuhugi, mida tegelikult ja iga inimene otsib. Meil pastoritena ja juhtidena on see vastutuse heas mõttes leida üles see visioon ja leida üles see selgus. Tead, kui sul ei ole mingisugust selgust, et mida me tegelikult siin üldse kogudusena teema või kuhu me üldse liigume, siis sul ei ole ka midagi inimestele jagada. Nii et ma tahan kogu südames nagu julgustada, et inimesed peavad teadma, mis on koguduse visioon, kuhu me oleme teel. Et mida me teeme, miks me teeme, kuidas me teeme ja millega me teeme. Need on need 4 põhilist küsimust, mida meie ka siin Lootuse külas kogu aeg seletame inimestele. Tavaliselt 1 korra kuus me jagame visiooni, näitame pilte, räägime lugusid. See on kõik on juba juhtunud, et me ei pea ootama midagi taevast, aga sa oled täna selle sees. Ja sealt see sütitab, inimestel tekib niisugune energia, inimestele tekib niisugune teotahe ja asjad, nendest saavad jüngrid. Kolmandaks on vastutus ja usaldus. Ja meil oli, ma ütlen, et 2 aastat tagasi oli niisugune olukord, kus meil oli programmis nii-öelda siin inimesi, oli 34 inimest oli programmis ja meil ei olnud mitte ühtegi inimest, kes oleks tahtnud olla siis nii-öelda sellel teisel tasemel ehk jätkuprogrammis. Meil oli 34 inimest programmist ja meil kõik oli nagu niisugune diktatuuriline juhtimine nii-öelda ülevalt alla. Ja me nägime, et see enam ei toimi. Ja 2 aastat tagasi me muutsime kogu seda struktuuri. Me lõime grupid, jaotasime selle 34 inimest ära gruppidesse ja siis me olime valiku ees. Kuna kõik meie juhid, enamjaolt me oleme kõik käinud läbi selle programmi.
Ja meil oli nüüd niisugune asi vaja nagu otsustada, et mis me nende vastutuste asjadega teeme, sellepärast, et meil ei olnud ühtegi inimest, kes oli nii-öelda treeningprogrammis. Ja seal oli vaja poodi pidada, seal oli vaja ladu pidada, seal oli vaja kottide kontrolli teha, igasugused asjad, täna isegi helistamine, me anname 1 korra nädalas helistada. Ja me mõtlesime, mis me nüüd teeme nende asjadega, kas me võtame kõik selle asja jälle endale kaelasse. Me oleme harjunud seda tegema, me oleme kandnud seda asja aastat. Või me anname võimaluse nendele grupijuhtidele ja me andsime nendele grupijuhtidele ühe vastutuse ja ühe usalduse. Ja ülla, tead, mis juhtus? Varsti oli niimoodi, et need inimesed hakkasid kasvama. Me andsime nendele usalduse ja vastutuse, nad hakkasid kasvama. Neil hakkas tekkima huvi kogu selle asja vastu. Ja täna me oleme olukorras, kus meil on 7 inimest tase 2 ja tase 3 jätkuprogrammis. Mai lõpus on meil lõpetamine, 5 inimest lõpetab ja 3 nendest jääb siia. Juulikuus on lõpetamine, 4 inimest lõpetab ja 4 inimesed jäävad järgmisel aastale siia. Mis juhtus oli see, et need inimesed, kes programmis olid, neil anti vastutus ja usaldus. Ja neil tekkis see huvi selle asja vastu. Nii et täna on niimoodi, et põhimõtteliselt 1 korra nädalas, kui meil see helistamine on, me anname selle grupijuhi kätte mobiiltelefoni. Ja ta ise kontrollib oma grupiga koos, kes kuhu helistab ja kui kaua. Saad aru, mis me oleme teinud? Me andsime inimestele usalduse konkreetselt. Kui tuleb mingisugune pakk, mingi kott, grupijuht ise kontrollib koos selle inimesega läbi. Me andsime inimestele vastutuse ja usalduse ja see oli see, mis pani kasvama selle teenistuse. Ehk inimene, kes on ka pastor koguduses samamoodi, ta ei hoia kõike seda kontrolli asja enda käes, ta annab lahti, ta annab inimestele võimaluse eksida, mitte võib-olla isegi eksida, aga annab inimestele võimaluse kasvada. Ja eksida ka, kindlasti nad eksivad. Jumala teenistustel samamoodi. Me oleme andnud inimestele võimalused teenida. Inimene, kes lõpetas programmi, kes aasta aega tagasi oli vanglas või süsti narkomaan või alkohoolik, aasta aja pärast ta teenib, ta juba jutlustab meie kantslis, kujutad ette. Ja see annab selle inimestele kogemuse. Ja paljud inimesed, kes on niimoodi olnud meie juures jutlustajad ja niimoodi, nad on täna ka EKAND, ka pastorid ja jutlustajad ja töötegijad. See kõik on alguse saanud sellest, et me oleme andnud inimestele ühe vastutuse ja usalduse. Ja ma tahan seda julgustada igale ühele teist samamoodi anda. Nii et see on see, mismoodi Lootuse külas need asjad on liikunud ja mismoodi see asi kogu aeg edasi liigub. Nii et me anname inimestele lugupidamist, me anname inimestele visiooni, me anname vastutust ja usaldust. Ja need on sellised 3 väga praktilist ja juure tasandil asja. Aga kõige selle sees, muidugi, ei jää ju välja ka Jumal, ei jää välja ka Jeesus. Ja ma võiks öelda seda, et Jeesus ja Jumal ja kogu see püha vaimu vägi ja kõik see asi, seda ma ei pea isegi seda kirjutama siia. Miks? Sellepärast, et see on selle kogu selle asja süda. See on niimoodi, et nagu paneb prioriteete asja paika, sa ei pea sinna kirjutama Jumalat esimesele kohale, sellepärast, et Jumal on nagu nii esimesel kohal. Ja Lootuse küla ka samamoodi. Mitte keegi, mitte ühegi inimese elu ei oleks siin muutunud. Mitte ühtegi hoonet ei oleks siin püsti. Mitte midagi siin ei juhtuks, toimuks, kui me ei püsiks temas ja tema meis. Mida see tähendab? Igapäevaselt meie kõik juhid, meie inimesed, kes me oleme siin, me igal hommikul ärkame üles ja ütleme, et täna ei ela mina, aga elab Kristus minus, nagu ütles Paulus. Nii et 4. punktiks, mis on tohutu tähtis, on muidugi püha vaimu vägi. Ja ilma püha vaimu väeta ei ole ka mingisugust jüngerlust, ilma püha vaimu väeta ei ole seda isiklikku kogemust, kus Jumal saab reaalseks. Ja siin tuleb tohutu tähtsalt mängu just, mis on kogudus, mis on kirik, sellepärast, et püha vaimu vägi, tema ilmutused, tema tarkus, tema tervendav vägi, asjad, need on loodud liikuma läbi koguduse väga paljust. Ja muidugi väga palju mujal ka ta teeb kõike ja liigub iga päev meis ja kõik, mis me teeme, on tema poolt loodud. Aga eriti need highlightid, need kõige vägevamad vaimuvõidmised, need kõige kõvemad puudutused, isiklikud kogemused siin Lootuse külas samamoodi on kolmapäevased palvekoosolekud ja on Jumala teenistused. Ja miks see nii on? See on Piiblis väga hästi kirjutatud, see on Kolosslaste 1. peatükk ja salmid 24,20–29. Ja see on see sõna, mida ma tahan igale ühele anda ka kogudusele.
Teil on see eesõigus, et te saate teenida inimesi. Sa ei pea kunagi palvetama, et Jumal, anna mulle võidmist või midagi. Te kõik, keda ma tunnete, EKNK-s, pastorid, te olete kõik juba võitud Jumala poolt. Püsi temas, kuuluta sõna, palveta inimeste eest, et inimesed saaksid kogeda Jumala väge. Sest et see on see isiklik touch, on see, kus püha vaim puudutab inimest. Ja ta saab teada, et see kõik, mida kantslist räägitakse ja midagi, et see ei ole lihtsalt mingisugune muinasjutt, aga Jumal on elav. See on juhtunud minu elus. See juhtub siin Lootuse külas. Iga kord, kui ma lähen palvekoosolekule, lähen Jumala teenistusele, ma lähen ühe tugeva veendumuse ja ühe igatsusega, et Jumala vägi saaks kedagi seekord taaskord puudutada. Miks? Sest see on see, mis muudab inimesi. Tema on see, kes muudab inimesi. Ja kui me oleme koguduses samamoodi, teil on see eesõigus, igal pühapäev, palvekoosolekud, kõik asjad, kasta inimesi värske võidmisega. Mitte mõelda, et Jumal, tule alla ja nüüd hakka liigutama ja tegema, aga astu julgelt selle sisse. Tea, et sa oled võitud juba Jumala poolt ja kuuluta sõna, ole julge nende asjade seas. Kui sa näed midagi vaimus, tee neid asju, sa oled võitud Jumala poolt. Kasta oma rahvast värske võidmisega, sest Kristus elab sinu sees. Jumal on loonud, et läbi kiriku saada kõik see tarkus teada. Ja nüüd Kolosslaste 1. ja salmid 24-29, selle ma tahan jätta teile igal ühele, mediteeri selle üle, mõtle selle peale. Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest. Tema ihu, see tähendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sulgupõlvede eest, nüüd on avaldatud tema pühadele, nüüd on avaldatud meile, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas. See on Kristus teie sees, kirkuse lootus. Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest, kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus on tegev väega. Nii et kallid sõbrad, ma tahan lihtsalt kogu südamest julgustada, et see kirik ja kogus, mida me kõike teeme, see on Jumala üks tohutu võimas plaan. Ja tema plaan on, et tema vägi, tema jõud voolaks läbi selle koguduse. Kõik see Pauluse kirjad ja kõik asjad, kogu selle piibli nii-öelda võti ja see süda on selles, mis on see 27 salm. Ta ütleb, mis on see saladus. See on saladus sellest Kristus meie sees. See on see saladus. See on see kogu see võti, kogu see saladus. Nii et kui me kuulutame, kui me manitseme iga inimest, õpetame iga inimest, siis me räägime seda, mida Jumal on tema ette loonud, mis on see tema tulevik, mis on need printsiibid, mis on need asjad, mida Jumal kasutab ja me ei tee seda kunagi üksinda, aga tema jõu toimel me seda kõike teeme. Nii et ma tahtsin sind kogu südames lihtsalt õnnistada täna selle praktilise lihtsa sõnaga, milleks on lugupidamine, visioon, vastutus ja usaldus ja püha vaimu vägi. Ja see on see meie süda ja see on see, mismoodi me teeme jüngrid ja mismoodi inimesed saavad selle sügava igatsuse ja sügava pisiku enese sisse. Lõpetuseks ma palvetan. Kallis Isa taevas, ma tänan sind kogu südamest iga EKNK koguduse eest. Ma tänan pastorite eest, töötegijate eest. Ma tänan Jumal, et sina oled varustanud meid oma värske võidmise ja värske õliga, issand. Ja ma lihtsalt palvetan iga ühe meie südame hoiaku eest, et kui me oleme seal koguduses, oleme seal inimeste keskel, et me märkaksime inimesi, et me paneks oma uhkuse alla, läheks alandlikkusest kõikide juurde ja näeksime inimestes seda Kristus, keda sina oled, issand, neid inimeste kutsunud. Me näeksime inimestes Jumala lapsi, kasvataksime neid nagu neid värske ja hea sõnaga, et nad saaksid ületada kõik oma väljakutsed asjad, et nad saaksid olla jüngrid. Me tahame anda neile vastutust, me tahame anda neile visiooni, me tahame anda neile usaldust, et nad saaksid selle kõik kätte, Jumal, mille jaoks sina oled neid siia kirikusse toonud. Ma õnnistan kogu südamest meie kallid sõpru, pastorid, ükstapuha, mis on need väljakutsed, ükstapuha, mis on need kohad, mille sees me täna oleme. Ma tänan, et sinuga koos me kõnnime võidus, sest nii nagu su sõna ütleb,
selleks ka näen vaeva ja võitlen mina tema jõutoimel, mis minus on tegev väega. Igas ühes meis on vägi olemas ja me täname sind, Jumal, selle eest. Jeesuse nimel, amen.